Hei imelised hinged, tuli tunne, et võtaks ühe kaardi siin otse eetris. Kaardid on siis minu enda loodud. Neid saab ka endale osta, kui sa tahad, kirjuta mulle. Aga sellest ma ei tahtnud rääkida. Võtame siis siit ühe kaardi. Kaardi, mis toetab. Millegipärast tahavad need 2 kaarti tulla. Need juba kuidagi tulid siit energeetiliselt välja. Vaatame, mis nende taga siis peidus on. Ei saanudki väga kaua segada. Mõnikord on see, et ma segan päris kaua ja ei tule. Ja see on okei. Ja tulebki tunnet usaldada. Väga vägevad kaardid. Esimene kaart on selline. Ma võin olla kõike, mida ma tahan, ja ma võin olla ka mitte midagi. Ehk siis see kaart annab selge juhise, et tegelikult meie enda sees on olemas see vägi ja soov muuta oma elu ära, täpselt selliseks, nagu me tahame. Me võime olla absoluutselt kõike oma elus, kui me päriselt seda tahame. Kõik algab sisemisest otsusest, kui sa otsustad ära midagi, sa tead, et sa oled seda väärt, sa tead, et sa tahad seda, siis see on võti, kust saab edasi minna. Ja sul on võimalus luua absoluutselt kõike, mida sa tahad. Absoluutselt kõike, mida sa tahad. Sest iga loomine algab pihta esmajoones siit seest, enda sisemisest otsusest, soovist ja tahtest. Ja muidugi sa võid ka valida olla mitte midagi. Sa võid valida olla nii-öelda lükata, tõugata, valida olla teiste meele järele, valida olla see väike, vaikne, vagur müüri lilleke. Sa võid ka seda valida. Sa võid kõike valida, mis sa tahad. Ehk siis, kui sa midagi ära valid, siis vali see selliselt, et päriselt see on kooskõlas sinu sisemise juhatusega, et sa ei jää sellisesse rolli kinni, kuhu sind on pandud, kuhu sind on surutud. Sest tegelikult sa ei pea mitte üheski rollis olema vastu tahtmist. Mitte üheski rollis sa ei pea olema vastu tahtmist. Sa ei pea tegema tööd, mida sa ei taha. Sa ei pea olema inimesega koos, kellega sa ei taha. Sa ei pea etendama sellist maski, mida sa oled juba aastaid etendanud. Nagu kõike saad muuta, kõike saad ümber korrigeerida, luua vastavalt sellele, kes sa oled täna ja mida sina täna soovid. Ehk siis kõik on võimalik. Ja teine kaart tuli siis selline. Nii, see oli hoopiski see. Teine kaart on siis selline. Ma valin teha kõike oma elus läbi kerguse. Ma taotlen kergust igasse oma järgnevasse päeva. Taotluste tegemine on mega oluline võti tegelikult. Kui varmad me oleme, paneme oma fookus sellele, mis on valesti, mis meile ei sobi, mis meile ei meeldi ja mida meil veel ei ole. Aga kui võtta nüüd see negatiivne fookus ära nendelt asjadelt, mis on nii-öelda halvasti ja panna fookus sellele, et mida sa luua tahad ja kuidas sa luua tahad, läbi kerguse, läbi voolamise, läbi lihtsuse, see on võti. Ehk siis kõik, mida sa lood, pane taotlusesse, et ma loon kõike läbi kerguse, kõik tuleks minuni läbi kerguse. Ma taotlen kergust igasse oma järgnevasse päeva. Ja tunnetad, kuidas iga sõna taha sa paned justkui energiat, oma kogu jõu ja energia. Ja sellele ei jää muud üle, kui hakata lihtsalt manifesteeruma, sest et iga sõna on võti, iga sõna on energia, iga sõna loob sinu järgmist reaalsust. Hästi oluline on jälgida, mida sa suust välja ajad ja kuhu sa oma fookuse tegelikult suunad, sest kui see on sellises kohas, mida sa tegelikult luua ei taha, ehk siis automaatselt me mõnikord, meie fookus on seal, mida me tegelikult luua ei taha, aga me ei pane tähele, sest me ei jälgi oma mõtteid, me ei jälgi oma sõnu, me ei jälgi oma tundeid, me teeme kõiki asju justkui automaatpiloodil
eneselegi teadmata, et me üldse neid asju mõtleme, tunneme ja räägime. Ehk siis vaatle korra enda mõtteid kõrvalt, kuidas sa midagi lood, sest see, kus sa praegu oled, on ka sinu loodud. See on ka sinu loodud. Kas teadlikult või alateadlikult, see on sinu loodud. Ehk siis võtta vastutus iga hetke eest ja teha taotlusi. Ma taotlen kõike läbi kerguse. Kõik tuleks minuni läbi kerguse. Lahendused jõuaksid minuni kerguses. Tänaseks kõik minu poolt ja imelist päeva sulle.